Mis sinu meelest on sisulooja töö panus ja väärtus ühiskonda? Aga äkki ma saaksin oma elus teha mingeid teisi valikuid. Ma tunnen, et nagu väga mitmed sisuloojad jagavad hästi mustvalgeid nõuandeid, et maailm on kas selline või selline ja see on sinu valik, aga ta ei näe nagu seda päriselust, et ei ole ise seda päriselu elanud. Et siis võib-olla selles eluetapis ei olegi sulle mõeldud see kogu sisu. Mis kuradi muinasjutus ma üldse elan? Inimesed näevad must läbi ja nad näevad, et ma olen lihtsalt rahasumma pärast selle vastu võtnud ja siis nad ei usalda enam ühtegi sõna, mis mu suust välja tuleb. No kui palju mulle peaks maksma, et ma tampooni reklaamiks? Ma ei ürita üldse etendada mingisugust psühholoogi. Hei, sa kuulad Kirstodi podcasti. Kuidas sul läheb? Minul läheb täitsa hästi. Ma küll olen viimasel ajal nagu rohkem väsinud kui tavaliselt. Et ma olen siin isegi paaril päeval mingi lõunaune teinud. Sest kuidagi nagu lihtsalt järsku on nagu siuke energiat täiesti null. Aga see selleks. Üldiselt mul läheb tõesti hästi. Mul oli eelmine nädal nii äge nädal, eriti see nädala lõpp. Ma olin mega sotsiaalne. Ma sain kokku mitme sõbrannaga, kes olid pikemat aega reisinud, nii et saime catch upida. Ma sain käia mitmes restoranis söömas, nii et mega head toiduelamused. Ma käisin üle pika aja Jedis. See on vanalinnas restoran ja mulle väga on meeldinud seal alati. Ja ma sain käia filmi esilinastusel. Hõissa pulmad on see eesti keeles, The Drama on see inglise keeles, Make It Make Sense. Aga minu arvates oli hea film, väga hästi tehtud, väga head näitlejad ja selline omajagu ikkagi mõtlema panev, samas nagu siukseid humoorikaid kohti seal, et sai ka nagu naerda ja no siuke, ma ei tea, tragikoomiline, et ma täitsa soovitaksin vaatama minna. Nii et jah, seal käisime Piiaga ja siis sain veel Katriiniga kokku järgmine õhtu või oli see järgmine, ma ei tea enam, kõik on kokku sulandunud, aga käisime siis Fium restoranis, seal ka mulle väga meeldis. Ma käisin juba teist korda ja siis oli ka Laura Eestis nädala lõpuks, nii et me käisime brunchil Anette ja Lauraga ja siis nad käisid minul külas ja me tegime Aperol Spritzi slushisid, mis tulid täitsa head. Mul ei olnud suurt usku sellesse, aga need tulid tõesti päris head. Nii et selline hästi sõbrannadele fokuseeritud nädala lõpp oli mul ja see oli väga vahva. Minu jaoks selline nagu täiega minu tassi täitav on selline aja veetmine sõbrannadega. Nii et väga mõnus oli see. Ja praegu ma loodan, et hullult ei ole mu häälest kuulda, aga ma natukene tunnen, et kas ma hakkan haigeks jääma, sellepärast et eile oli täiesti kohutav ilm. Mina läksin muidugi nahktagiga välja, see oli kõige suurem viga, mis ma teha sain, aga ma läksin koostööd filmima, kus ma teadsin, et ma olen nagu mitu tundi kaubanduskeskuses, ehk siis ma ei tahtnud ka liiga paksult riidesse panna ja ma mõtlesin, et ma nagunii olen nagu põhimõtteliselt kogu aeg sees, aga need mõned minutid, mis ma pidin olema õues, siis see oli täiesti kohutav, nagu meeletu tuul, feels like -5 ja ma kardan, et ma sain külma, mis siis, ma tean, et külmetus ei ole nagu mingi päris asi, aga ju see siis, ma ei tea, aktiveeris mu kehas mingisuguse bakteri, et igatahes ma midagi nagu veits tunnen ja ma arvan, et ma olen viimase aastaga läinud kuidagi nagu ülbikuks ära selles suhtes just, et ma ei ole tõesti vist juba üle aasta nagu haige olnud, et mul on mega hea tervis olnud, mille üle ma olen lihtsalt nii õnnelik ja see on minu jaoks nagu mingi uus asi, sest et varem ikkagi iga sügistalvine periood ma olin kindlasti vähemalt korra, tavaliselt 2 või 3 korda haige. Et see on jah nagu minu jaoks olnud uus asi. Ma arvan, et see on paljuski sellest, et ma nagu vitamiine olen korralikumalt võtnud ja nüüd viimasel ajal
ma olengi laisemaks läinud sellega, sest et ma olen ära harjunud, et elu on nii hea, ma nagu nii haigeks ei jää. Ja siis ma läksin veel liiga õhukese riietusega õue, nii et siin me nüüd oleme. Veits tunnen mingit tatti kuskil ninas, veits kurk kraabib, nii et loodame väga, et ma ei jää haigeks, sest et mind ootab ees lõõgastav, ma ei saa öelda nädalavahetusel, sest ma lähen alles pühapäeval, aga paar lõõgastavat päeva Saaremaal ja ma väga tahaks seda nautida ilma mingisuguse haiguse pisikuta. Nii et loodame, et ma turgutan ennast taas elule vitamiinidega ja mingi ingveri šotiga ja ma ei tea, proovin palju värsket süüa. Vot, issand jumal. Ja peamine uudis muidugi on see, et toimub lisaüritus ehk siis see Girls Night Ärklis. Ma teen teise ürituse veel, mis on täpselt samasugune nagu see esimene, et kõigile nendele, kes ei saanud piletit esimesele üritusele. Et ma tean, et teid oli päris palju, nii et tuleb teine täpselt samasugune üritus, kus on siis väike kogus VIP-pileteid, millega kaasneb siis kingikott ka ja koht esiridades ja siis on müügis ka tavapiletid. Nii et Fientast leiab Kirstordil ürituse, see on siis Pornstar Martini and Bingo Night, saab olema täiega mänguline ja lõbus, et ma panen YouTube'i descriptionisse ka lingi, ehk siis kindlasti vaata see kohe üle ja soovi korral osta pigem kohe see pilet, kui et jää ootama, sellepärast et nagu ma ütlen, eelmine kord 24 tunniga said need piletid müüdud. Ja see toimub 9. mail. Aga räägime tänastest toetajatest, kelle poolt lähevad siis teile auhinnad, kes te saadate häälsõnumeid, nii et tasub ikka saata kirstordil.com. Igasugused küsimused, dilemmad, mõtted, põnevad lood on oodatud, nii et pane aga oma häälsõnum teele. Kui sa lisad ka oma telefoninumbri, siis sul on võimalus võita auhindu. Ja täna on meil üheks toetajaks mõnnakas, mul on ka endal lukuga mõnnakas seljas ja mul on siin ka selline mõnnaka kingikarp ja seal sees on Super Empsi selline suur mõnnakas siis, ehk siis neil on erinevate temaatikatega ka neid mõnnakaid. Kui sa veel ei tea, mis on mõnnakas ja sa ei vaata videopildiga, siis see on selline põhimõtteliselt suur pleed, mille sa saad endale selga panna kapuutsiga, selline hästi mõnus soe sossu asi, mida saab kasutada nii talvel toas olles kui ka suve õhtutel näiteks lõkke ääres või kui lähed telkima, miks mitte, et hästi selline mõnus. Ja ma arvan, see on ka väga hea emadepäeva kingitus, et mina kingin selle Super Empsi mõnnaka ühele oma sõbrannale, kes minu arust on absoluutselt super emps. Et võib-olla ma saan siis juba järgmises episoodis teile rääkida, kuidas see kinkimisprotsess läks. Aga seniks kindlasti mine monnakas.ee, vaata üle nende valik ja sa saad kasutada ka minu sooduskoodi Kaisa, mis annab -15%. Et vaikselt tuleb hakata selle emadepäeva peale mõtlema või siis miks mitte ise endale osta. Et ühele häälsõnumi saatjale läheb siis ka üks mõnnakas auhinnaks. Teiseks toetajaks on meil Heavenly, minul on täna grapefruit lemongrass maitseline, aga ma pean ütlema, et kõik, kes on proovinud neid uusi maitseid, seda viirsikut siis või pirni, on öelnud, et need maitsed on väga-väga head, nii et kui sa kuskil poes näed, siis kindlasti proovi ära. Et mina ei ole veel ühtegi negatiivset sõna kuulnud ja põhiline, mida ma olen teistelt kuulnud, ongi see, et meeldib, et ei ole üleliia magus, on pigem selline maheda maitsega, aga ülimõnus siuke karastav jook. Ehk siis need ongi vähese kalorsusega eestimaised limonaadid ja ühele häälsõnumi saatjale läheb siis kastitäis tema enda lemmik Heavenlyt. Ja kolmanda kingituse olen ma seekord ise välja pannud. Siin on meil siis selline Cryo Rubber Moisture Mask, väikene self-care teha. Siis on meil My White Secret, selline banaanimaitseline hambapasta. Kas sa oled üldse kuulnud kunagi banaanimaitselisest hambapastast? Mina näiteks varem ei olnud. Ja siis on see Tony Moly Panda Dream ripsmedušš, mis siis tuleb lihtsalt sooja veega eemaldades niimoodi torukestena ripsme küljest ära. Nii et selline väike ilupakikene siis minu poolt ühele häälsõnumi saatjale.
täna saan ma lõpuks ära teha selle sisuloome episoodi, mida ma olen siin mõnda aega tahtnud juba teha. Nüüd on tulnud neid häälsõnumeid ausalt öeldes nii palju, et ma loodan isegi, et me jõuame need kõik ette võtta. Et päris kõiki ma ei ole ka ise läbi kuulanud. Aga ma võtan esimeseks selle, mis üldse selle mõtte vallandas ja tekitas tunde, et võib-olla teeks kohe eraldi episoodi, kus räägikski sellest kui tööst ja üldse kõigest, mis puudutab, ma ei tea, influenceri elu või sisuloomet, kuidas iganes me seda nimetada tahame. Ma ütlen ausalt, ma ise ei kannata väga seda sõna influencer. Minu arust sellel on hästi selline negatiivne alatoon. See on lihtsalt aja jooksul tekkinud. Seda alguses, ma arvan, ei olnud sellel sõnal, aga aja jooksul on sellele tekkinud jah selline negatiivne alatoon ja ma ei tea ka, et see kohe nagu paneb ju sinna juurde selle, et ma üritan nagu või et kes iganes siis üritab mõjutada teisi. Influentsimine on ju mõjutamine. Aga ma ei tea, see on nagu kuidagi negatiivse maiguga. Ehk siis ma ise eelistan terminit sisulooja. See on küll selline väga lai sõna, on ju, mis sisu, mida sa lood, on ju. Aga pigem ma ütleksin jah selle, kuna sinna alla saab nagu kuidagi paigutada palju rohkem eri sorti inimesi minu arust. Ühesõnaga, mulle meeldib see termin. Nii et sellepärast ma seda kasutan. Veel kõige õudsem sõna on minu arust suunamudija. Keegi kunagi mõtles selle välja nagu minu arvates naljasõnana ja siis lihtsalt Eesti meedia võttis selle ja hakkas seda kasutama igal pool. Mis asi siis suunamudija? See on õudne sõna. Mida me mudime üldse? Kohutav. Et tegelikult ma ise kunagi tegin oma ülikooli lõputöö ka seotuna siis sisuloojate tööga või ühesõnaga selle teemaga seotult. Ja ma kunagi helistasin sinna, kas on Eesti Keele Instituut või mis iganes mingi õigekeelsuse kuskile liinile. Ja enne kui ma üldse hakkasin ühtegi sõna oma uurimistöösse kirjutama, siis ma uurisin, et mis sõnakasutus on õige. Et sotsiaalmeedia mõjuisik on võimalus, siis on ka sotsiaalmeedia arvamusliider vist oli, kui ma õigesti mäletan. Et need on näiteks ka korrektsed terminid, mida võib kasutada samamoodi see sisulooja, et ma ei tea, miks me peame kasutama seda kohutavat sõna nagu suunamudija. Aga okei, see ei ole point. Nii et võtame selle voice'iaga lahti, mis siis vallandas kogu selle teema. Hei Kaisa, minul on sinule selline küsimus, et sina kui sisulooja, mis sinu meelest on sisulooja töö panus ja väärtus ühiskonda? Et väga paljudel ametitel on kõigile nagu arusaadav panus ühiskonda. Et arst päästab elusid, politseinik kaitseb, õpetaja harib tulevat põlvkonda, ma ei tea, kohtunikud kaitsevad meie, hindavad erinevaid siis tegusid ja mis iganes veel, eks ju. Aga mis siis on sisulooja panus ja väärtus ühiskonda, et miks meil on vaja sisuloojad üldse? Et mida ta nagu meile annab, et mind nagu huvitab just sinu kui sisulooja vaatepunkt, et mina kui sisutarbijana näen seda nii, et mina ise lahterdaksin sisuloojad kuidagi mitmesse lahtrisse, et ühed on sellised kerge sisu tootjad, et kes, ma ei tea, vlogivad oma päeva ja umbes sellised, et mina ise nagu vaatan nende videosid võib-olla, ma ei tea, söömise või koristamise taustaks, et kuhu ei pea väga süvenema. On sellised sisuloojad, kes siis tõstatavad olulisi teemasid, räägivad, ma ei tea, poliitikast, olulistest muudest teemadest, et see jõuaks ka nooremateni näiteks. Ja sisuloojad, kes, ma ei tea, reklaamivad ülipalju mingeid tooteid, et mis sinu meelest siis sisulooja eesmärk ikkagi on, et miks meil neid vaja on, miks sina ise oled sisulooja või mida sa ise tunned, et kuidas sinu nagu töö panustab siis inimeste ellu või ühiskonda. Et mul endal ise meeldib mõelda, et igal tööl ikkagi peaks mingisugune missioon olema, mingisugune väärtus ühiskonnas.
Et mis see sinu meelest on? Et mul endal on tunne, et sisuloojad, kes näiteks reklaamivad hullult palju mingeid asju, et ma isiklikult ei näe väga suurt nagu väärtust selles, sest et see nagu süvendab meie tarbimisühiskonda. Et me inimestena heaoluriigis tarbime niigi palju asju. Meil ei ole vaja tegelikult rohkem asju osta, need on kõik emotsiooniostud suuresti. Noh, muidugi inimese enda otsustada on lõpuks, kas ta ostab või mitte. Ja minu meelest see on tegelikult, ma mõtlen, ka nii naljakas kontseptsioon, et inimestena me nagu vaatame teiste inimeste elu kuskilt kaamera vahendusel, keda me ise võib-olla ei ole kunagi näinudki, me tegelikult ei tea nendest mitte midagi, aga kes me nagu vaatame lihtsalt nende elusid, et mis selle point nagu tegelikult on. Jah, et ühesõnaga, mis see sinu arvamus on, et mida sa ise tunned, et kuidas sina siis lood väärtust ühiskonda oma tööga? Ma arvan, et see on väga hea küsimus, väga hea teemapüstitus, kindlasti asi, millele ma olen ka ise aastate jooksul korduvalt mõelnud, mõtisklenud. Muidugi need näited, mis sa tõid, väga head näited just sellest vaatevinklist, et tööd, mis reaalselt väga otseselt annavad ühiskonnale väga palju juurde, on ju, õpetaja, politseinik, ma ei tea, kohtunik, et ma arvan, meil on palju ka selliseid töösid, mille puhul võib-olla ongi raskem näha seda sellist ilusat suurt eesmärki, et ma ei tea, terve turundusvaldkond näiteks on ju, et see on ju suurel määral millegi mahamüümine inimestele või apetiitseks tegemine. Kuigi absoluutselt turundust vajavad ka mingisugused ühiskondlikult olulised teemad, et kindlasti on ka mingeid selliseid kampaaniaid, on ju, mis kindlasti lähevad natuke teise kategooriasse, aga ütleme, suurel määral on turundus valdkond, mis tegeleb sellega, et inimesed tahaksid mingit teenust tarbida või midagi osta, on ju, näiteks. Või ma ei tea, PR, on ju, et ühesõnaga, et selliseid valdkondasid on meil kindlasti ka palju, millel ei ole võib-olla nii üllast ja ilusat inimkonda toetavat eesmärki. Lihtsalt mõtlesin korra sellega siia sisse tuua, aga sisuloome panus ühiskonda. Tead, ma arvan, et see ongi nagu hästi individuaalne, et mida keegi millega või kuidas siis panustab. Ja see on nagu igaühe enda läbi mõelda ka. Ma mõtlen siis just sisuloojate poole pealt, et kes on selle nii-öelda ameti valinud. Et ma arvan, et see on küll küsimus, millele iga sisulooja võiks endamisi mõelda. Ja üldse ma arvan ka, et see sisuloojaks hakkamine ei peaks tulema nagu sellest kohast, kus sa oled mingi ma tahan hakata influenceriks, ma tahan olla, ma ei tea, kuulus. Et see võiks tulla sellest kohast, et inimesel on midagi, mida ta tahab teistega jagada. Olgu selleks siis mingisugune oskus, mingi sõnum, mingisugune lugu, mis võib kuidagi teisi aidata. Või tõesti nagu just ka oskus, et kas sa jagad retsepte, jagad sa mingisuguseid meiginippe või issand, ma ei tea, oskusi on nii palju, need olid 2 esimest, mis mul pähe tulid, sest need haakavad minu endaga kõige rohkem võib-olla. Et mu enda teekond sai alguse sellest, et ma tahtsin jagada oma meigi, ma ei tea, ma ei saa meigi teekonda, aga tahtsin nagu jagada oma oskusi, anda edasi, kuidas ma mingisugust meigilukki teen ja sealt edasi juba ka, mida ma arvan mingisugustest toodetest selle mõttega, et sa ei pea minema ise seda ostma, ma testin sinu eest ära ja ütlen, kas on väärt asi ja igasuguste meiginippide jagamine ja kõik see, et see oli, kust see minu teekond alguse sai. Ajas on see kõik muidugi ka muutunud, et kuna meik ei ole enam minu elus võib-olla nii suure tähtsusega, siis on ka minu sisu ajas muutunud koos minuga. Aga ma olen alati üritanud mõelda, et ma ikkagi tahan midagi inimestele pakkuda rohkemat kui mingi reklaam lihtsalt. Paratamatult on reklaam ka osa sisulooja tööst, sest muidu sa lihtsalt kui sa seda tööna teed, siis sa ei saa teenida lihtsalt muud moodi mitte kuidagi. Aga nüüd seal on juba nagu
teine asi, et millised need koostööd sa valid, et siis need võiksid ju minna kokku selle sinu nišiga, mille sa oled endale valinud. Et selle põhjal siis, mis oskus sul on või mis sõnum sul on, mida sa tahad edastada, et siis vastavalt sellele võiksid ka need koostööd sinna haakuda, et ka need koostööd saaksid pakkuda mingit väärtust loodetavasti, on ju. Et oma isiklike kanalitega, ma mõtlen siis YouTube'i vlogid ja Instagram, TikTok, et seal võib-olla see väärtus, mis ma tahan pakkuda kõige rohkem, on, need on sellised lihtsad asjad, ütleme, et kokkamise jagamine. See sai alguse sellest kunagi, et ma ei osanud üldse köögis midagi teha ja jagasin ka seda poolt, et ma ei oskagi, aga näe, ma proovin, et innustada ka teisi inimesi, kes võib-olla ei tunne ennast ülimalt mugavalt köögikeskkonnas, et innustada, et lihtsalt proovi, tee midagi ja küll hakkab minema. Ja tänaseks päevaks ma olengi jõudnud sinna, kus kokkamine tuleb mul päris hästi välja, jagangi pigem nagu mingeid erinevaid retsepte ja katsetusi ja see on nagu selle mõttega, et kui sa ei tea, oled seal toidupoes, mõtled, oh my god, mida ma süüa teen, see on lihtsalt nii see klassik mõte, on ju. Et siis võib-olla mõni minu retsept saab nagu innustada või inspireerida, et üks asi see toidu pool ja teine asi võib-olla oma vlogidega, see on lihtsalt ka, ma ütleks, rohkem inimeste tagasiside põhjal, et see ei olnud mu enda, pole olnud nagu mu mõte, aga väga tore, et see pakub seda väärtust, et selline positiivne ellusuhtimine. See on lihtsalt, kuidas mina inimesena olen, aga olen saanud on ju hästi palju tagasisidet, et inspireerib selline ellusuhtumine, et siis loodetavasti saan sellist väärtust pakkuda ja ütleme jah, et mu nagu isiklikud kanalid on sellised lihtsamad, kergemad, ütleks meelelahutuslikumad ja võib-olla selle podcast'iga ongi mul ka selline nagu natukene suurem missioonitunne, kuigi ma ütlen selle kohta meelelahutuslik, siis ma tunnen ikkagi, et see on sihuke minu piisikene panus ühiskonda, et me oleksime natukene võib-olla sallivamad, et me analüüsiksime olukordasid, et kuna ma ise üritan alati, ma ei tea, üsnagi objektiivselt läheneda ja mitte charge ida inimesi, et siis ma seda loodan ka nagu edasi anda siit oma podcast'iga ja siit käivad ju läbi nagu väga olulised teemad, vaimse tervise teemad, suhete teemad, sõpruse teemad, et ma arvan, need on olulised teemad, millest rääkida ja vähendada mingisugust tabu teemat või et inimesed ei tunneks, et mingisugused teemad on tabu. Et see on nagu minu siukene väike missioon selle podcast'iga ja panus siis ühiskonda. Ja et olla ka see kuulav kõrv nende jaoks, kellel võib-olla kedagi teist ei ole, kes kuulaks neid muresid või lugusid. Aga jah, nagu ma ütlesin, siis ma arvan, et see võiks olla teema, mille peale iga sisulooja mõtleb, just sellepärast, et see ei läheks liiga reklaamiks üle, et ma tean, et ma olen isegi nagu vahepeal vaadanud mõnda sisuloojat, ma ei ütle isegi, see ei ole üldse, ei pruugi Eesti oma olla, kui sa vaatad seda sisu ja nagu iga teine, ma ei tea, video, pilt on reklaam. Ja kuidagi nagu siis mõtled küll, et mis see väärtus on. Aga ma nõustun, et sisulooja töö on seotud ka ületarbimisega, et paratamatult, nagu ma ütlesin, et see reklaam on osa sellest tööst ja seega ka mina ma soovitan mingisuguseid tooteid, räägin mingisugustest kampaaniatest, aga ma lihtsalt, minu sees on alati see lootus, et inimesed tarbivad targalt ja võtavad ka minu sisust ja minu soovitustest need, mida neil on endal vaja või mis resoneerub nendega. Et ma ei taha kunagi nagu lihtsalt mingeid suvalisi asju nagu pähe määrida, et ma loodan, et igaüks nagu filtreerib enda jaoks selle vajaliku välja
ja saab minu sisust midagi. Hello! Mina tahtsin küsida, et mida sina arvad sellest, et osad sisuloojad, ma mõtlen praegu siis Eestit, jagavad vahepeal väga selliseid karme sõnumeid inimestele, mis tegelikult reaalses elus võib-olla ei ole nii lihtsad, kui nad seda arvavad. Sest et ma pean silmas, vahepeal oli mingi arutelu sügisel ka mingi Instas või Threadsides, tehti mingisuguseid selliseid paroodiavideosid ka. Et mina ise pean silmas nagu, ma tean ühte sisuloojat, kes nagu jagab mingit trenni asju, söömist, liikumist ja hästi rõhutab seda, et tegelikult meil kõigil on aega teha trenni, teha tervislikku sööki ja liikuda iga päev hästi palju, et see on valikute küsimus ja jah, ma nõustun sellega, et asjad ongi valikute küsimus sageli, aga mis tuli ka nendest aruteludest seal Instas ja Threadsides välja ja millega ma nõustun, on see, et see on valikute küsimus siis, kui sul on actually aega, mida valida. Et ma arvan, et need sisuloojad on nagu väga, elavad lihtsalt nii privilegeeritud elu, et nad ei saa sellest aru, et keskmine inimene, tal ei olegi päriselt võimalust seda teha. Ja see nagu mõtteviis, mida ta jagab, on nii mustvalge. Kindlasti ta kedagi nagu inspireerib ja motiveerib ja paneb mõtlema oma otsuste üle, aga inimene, kes ise on nagu ei käi tavalisel töökohal kellast kellaajani, et ta saab rohkem valida oma graafikut, kellel ei ole lapsi, kellega tegeleda ja kelle eest hoolitseda, kes ei käi, ma ei tea, ülikoolis ja tööl samal ajal, siis tal on nagu, ma ütleks, lihtne seda kõike teha. Või lihtsam võrreldes teistega. Et nagu sellised sõnumid, et meil kõigil on aega teha päevas 10 000 sammu, käia 5 korda nädalas trennis ja teha nädalaks meal prep, et meil kõigil tegelikult on see aeg, et seda teeb postitusid, aga näed, ma oleks võinud ka praegu lihtsalt Netflixi vaadata, aga ma hoopis tegin omale meal prep'i, et siis või et ma ei scrollinud praegu telos ja ma läksin hoopis trenni, on ju. Väga tore ja kindlasti see motiveerib kedagi, aga kui sa oled nagu inimene, kes käib actually kellast kellani tööl, tal on lapsed, kellega ta peab õhtul tegelema pärast tööd, kui ta niigi on väsinud, kes võib-olla käib veel ülikoolis, tal on vaja õppida õhtuti, siis ei ole see, et aga ma ei saa neid asju, ma ei saa täna lastega tegeleda, ma ei saa täna teha oma mingit ülikooli tööd või midagi muud, sest et mul on vaja nüüd teha seda, et ma arvan, et need inimesed, keegi nagu ei istu lihtsalt õhtuti telos, ei scrolli ja ei söö mingit purkse endale sisse näost, et ühesõnaga, ma ei tea, kas sa said mu mõttest praegu aru, aga ma tunnen, et nagu väga mitmed sisuloojad jagavad hästi mustvalgeid nõuandeid, et maailm on kas selline või selline ja see on sinu valik, aga ta ei näe nagu seda päris elust, et ei ole ise seda päris elu elanud. Ma saan aru, mis sa räägid ja ma kujutan ette, et mu enda sõbranna Katriini Instagram, võib-olla sa isegi viitasidki sellele või et see võib tunduda näiteks selline, aga tead, ma arvan, et see ongi selle mõte. Et kogu selle sisu mõte ongi see, et kas või ärgitada see väike mõttesähvatus seal peas, et aga äkki ma saaksin oma elus teha mingeid teisi valikuid. Et ma arvan, see, ma nüüd ei räägi konkreetselt Katriinist, vaid üldse siis sellistest, ma ei tea, Insta-lehtedest näiteks on ju, mis siis on sellise motivatsiooni eesmärgiga. Et ma arvan, nende eesmärk ongi isegi kohati võib-olla natukene nagu üle võlli seda asja sulle silme ette tuua selleks, et käiks üldse see mõte peast läbi, et aga äkki ikkagi on võimalik, et äkki ma olen leidnud liiga palju mingeid vabandusi kogu aeg endale, miks mitte midagi teha. Et ma arvan, see ei ole isegi päris nagu mõeldud nii, et sa nüüd pead täpselt samamoodi tegema, nagu mina näiteks teen. Kui ongi mingi fitness influencer on ju. Ma ei arva, et see on see mõte, vaid see mõte ongi see, et sa vaikselt shiftiksid oma mindset'i, et ma ei ole tegelikult mingi ohver, ma ise saan oma elus valikut teha. Ja ma saan aru, mida sa ütled selles osas, et meie elud on nii erinevad, inimeste elud on nii erinevad ja kõigil ei ole need samad võimalused, kõigi iga päev ei näegi samasugune välja ja ma arvan, et ka sellised nagu need motivatsioonilehed
on nagu, et igaühe jaoks on midagi, et kui ikka tõesti nagu ajab väga närvi ja ei motiveeri üldse ja kui inimene on nagu oma elus nii teises kohas, kus ta on lastega kodus või ongi, et lapsed on väiksed ja käid tööl ja nagu kõik see elu, et siis võib-olla selles eluetapis ei olegi sulle mõeldud see kogu sisu ja siis ei peagi jälgima ja ei peagi üldse mõtlema sellele. Aga ma arvan, need lehed ongi nagu mõeldud selleks, et kui sa oled oma elus seal, kus nagu tunned, et nagu midagi tahaks, aga kuidagi kas motivatsiooni ei ole, ei tea, kus alustada, kuidagi nagu selline mingi jõuetus, et siis on see leht, mis võib-olla aitab sul kuskilt sealt oma august või urust välja tulla ja nagu liikuma hakata või paremini toituma hakata. Et ma arvan, et see mõte ongi võib-olla natuke nagu üle võlli utreeritult edasi anda seda pointi. Ja samas ma ütlen küll üle võlli, aga kindlasti nagu saabki ka elada täpselt nii nagu ma ei tea, et ongi kõik meal preppida, käia 5 korda nädalas trennis, teha 10 000 sammu, et see on ka võimalik, aga ma arvan, see ei peaks isegi olema nagu päris see, kuhu igaüks meist pürgib. Et ikka pane ise endale mingid eesmärgid, ma arvan, nagu see ongi see mõte, aga lihtsalt, et ära ole nagu mingis ohvrimentaliteedis, et mingi logeled seal kodus ja pole oma kehaga rahul ja sa oled mingi, aga ma ei saagi. Et see on võib-olla see mõte, et nagu võta see ohjad enda kätte, kui sa vähegi saad ja kui sa tunnedki, et sa oled oma elus sellises kohas, kus sa ei saagi ja sa ei saa sinna midagi teha, siis küll tuleb elus mingi muu periood, kus on rohkem võimalik. Et tõesti, ma olen nõus sellega, et nagu igas eluetapis polegi võimalik nagu mingi maksimumi anda endast mingi trennis, toitumisega, liikumisega. Täiesti normaalne on see. Ja ma arvan, et see ei olegi ka nende lehtede mõte. Aga no muidugi selles suhtes, et ma arvan, et juhtub ka olukordi, kus sisuloojad ongi, ma ei tea, out of touch nii-öelda, et kuigi Eesti mastaabis ma ei tea ühtegi sisuloojat, kes poleks nii-öelda normaalset tavatööd mitte kunagi teinud. Võib-olla nüüd mingid uuemaid on, ma ei tea, ma ei ole nii kursis võib-olla nende uute tulijatega, aga mina ise ma olen tavalist klienditeenindustööd küll ja veel teinud ja jumestajatööd ja kontoritööd ja et selles suhtes nagu tavatöid on tehtud küll ja isegi peale 3 aastat seda, kui ma olen sisulooja tööd teinud, siis ma ei ütleks, et ma olen ära unustanud nagu mingi, mis see normaalne tavaelu on. Et jah, aga võib-olla on ka Eestis selliseid inimesi, kes on nagu täiesti out of touch. Ja lõppude lõpuks siis on see, et nagu jälgi seda, kes sind inspireerib ja kes sinus hea tunde tekitab ja kui ei ole head tunnet, siis unfollow. Aga võtame järgmise. Siin on sellise pealkirjaga voice nagu idee sulle. Uus teenus. Väga huvitav. Tšau, Kaisa. Minul on selline idee, et sina võiksid pakkuda teenusena inimesele personaalse lõhna väljavalimist või soovitamist või midagi sellelaadset. Ma saan aru, et see kõlab praegu veidralt, kui ma seda niimoodi siin räägin, aga ma lähen natukene oma elus tagasi, et seda asja siis võib-olla selgitada. Nimelt ma juba mõnda aega tunnen, et ma tahaksin kujundada enda stiili ja enda olemust naisena. Nii siis riietuse osas kui ka ehete osas ja mõistagi ka siis lõhna osas. Aga ma tunnen, et ma ei oska valida. Ma ei saa aru, mis on hea ja mis võiks mulle sobida ja kuidas lõhna aja jooksul muutub või kuidas ta püsib. See on mõistagi ka päriselt katsetamise teema, et kuidas see püsib. Aga jah, suures plaanis ma tunnen, et ma ei ole selles vallas pädev ja mul ei ole ka liiga suurt huvi, et õppida seda maailma tundma. Ma lihtsalt tahaksin mingit signatuurlõhna endale, mida iga päev peale lasta ja mis mulle meeldib. Mis ei ole liiga vänge ja need on juba spetsiifikad. Aga ühesõnaga, selline mõte, et kas sul oleks huvi ja soovi aretada välja selline teenus, kus näiteks saab sinuga koos poodi minna ja sa saad soovitada erinevat lõhnu või kas või see, et see käib läbi neti soovitused, mida minna nusutama või mida endale osta. Muidugi see personaalsus seal oleks nagu eriti äge, et ma saan aru, et sa oled teinud neid Instagramis videoid, kus sa soovitad ja
soovitad ja räägid mingitest lõhnadest, aga jah, ma mõtlen nagu seda rohkem personaalsest vaatest, et ja noh, ma tunnen, et selleks peab inimest ka võib-olla natuke rohkem tundma, et sellist valikut teha, et jah, lihtsalt selline väike mõte, et äkki sellest kasvab kunagi midagi välja, sest mina oleksin küll huviline. et jah, aga muidu edu sulle kõikide su tegemistega. Nii vahva mõte, aga ma vist ei julgeks seda teenusena pakkuda, sest et paratamatult on minul ju tegelikult ka lihtsalt mingi oma lõhnamaitse. Ja ega tegelikult need lõhnad, millest ma räägin, need on kõik minu maitselõhnad. Nii paljud parfüümid isegi ei jõua minuni, sellepärast et ma nuusutan neid poes ja ma mõtlen, kellele see veel on. Ja tegelikult on suur hulk inimesi, kellele väga meeldivad just need parfüümid, mida mina kunagi ei ostaks. Ehk siis ma tunnen, et ma ei ole nagu selline, ma olen lihtsalt nagu parfüümi entusiast. Ma ei tunne, et ma olen ekspert, et mulle lihtsalt tõesti nagu väga meeldib käia nuusutamas ja nii, aga mul on ikkagi nagu mingi täiesti nagu kindel oma maitse, mille järgi ma neid ostan ja ma arvan, et ma ei oskaks ka objektiivselt teisele inimesele soovitada, et mis just talle sobiks, sest et mina ju näen ikkagi seda kuidagi läbi enda prisma. Ja ma ju ikkagi soovitan ainult neid lõhnasid, mis mulle endale ka meeldivad, et ma ei saa ju soovitada midagi, mis mulle ei meeldi. Aga siis paratamatult nagu ma soovitan kõigile nagu mingit sarnast nagu lõhnapaketti või noh. Et see ampluaa, ma tunnen, mul ei ole niivõrd lai, et ma saaks nagu hästi erisuguseid parfüüme erisugustele inimestele soovitada. Vot, et ma ei tunne, et ma oleksin nagu selline ekspert. Et sinna on veel palju maad minna, ma ei tea üldse, kas ma kunagi sinna jõuan. Ehk siis ma arvan, et ma ei julgeks. Kuna eriti siuke mingi teenuse pakkumine on nii hirmus, sellepärast et keegi maksab sulle. Keegi maksab oma raskelt teenitud raha sulle mingi asja eest. Seega sa pead olema kindel selles, mida sa pakud, et sa saaksid selle raha eest inimesele piisavalt pakkuda. Ja mina praegu näiteks ei tunne, et ma saaksin. Et ma ei tahaks selle eest raha küsida. Et sõbrannadega ahha on lõbus nagu ja mul on tegelikult nagu päris mitme sõbrannaga ka väga sarnane lõhnamaitse, aga ka mitte kõigiga, ehk siis nagu jah, väga armas mõte, aga ma ei julgeks. Ja selle enda signatuurlõhna leidmisega ma ütleks, et sa ei pea tegelikult olema üldse mingi parfüümi ekspert, et leida see enda lõhn. Sul peab lihtsalt olema natukene kannatust ja aega, et minna poodi ja hakata lihtsalt neid läbi nuusutama. Ega seal tegelikult ju mingit nagu teadust selle taga ei ole, et lõhn, mis sulle meeldib. See peabki lihtsalt sulle meeldima. Ja ega muud ei olegi. Jah, seal on see nüanss, et kui hästi ta püsib, seda sa saad juba sealt Fragranticast vaadata. See siis siuke lõhna parfüümi leht on ju, kus on tavaliselt kõik parfüümid olemas ja erinevad inimesed on sinna oma hinnanguid jätnud ja andnud ka hinnangu selle kohta, kui kaua püsiv see on, kui kaugele see tunda on ja siis saad sealt veel review'sid lugeda. Et seda saad siis jah, näiteks netist niimoodi vaadata, et kas on hästi püsiv või mitte, aga muus osas sinu nina ongi see kõige õigem valimaks seda, mis sinule sobib, sest et sinule sobib see, mis sulle meeldib. Ehk siis see lõhn peab lihtsalt sulle meeldima. Sa ei peagi mitte midagi muud teadma. Ja kui sa tahad, et see oleks võib-olla erilisem või et mida sa nagu tänaval niisama ei tunne, siis mine Crème de la Crème'i. Et seal on siuksed nišiparfüümid. Nišiparfüüm tähendab tegelikult seda, et see bränd ei tee muid asju kui parfüüme. Et võib-olla see termin on ka selline võõras paljude jaoks, aga see tähendabki seda, et jah, see bränd teeb ainult lõhnaõlisid. Näiteks mingi Gucci ei ole niši parfüüm, sellepärast et see bränd teeb ka riideid, meiki, parfüüme, ma ei tea, mida veel on ju. Ehk siis jah, ütleme need tavalised lõhnad, need on siis nendelt brändidelt, mis teevad ka muid asju peale lõhnade. Et see on see eristus ja need on siis tihtipeale laiemalt kättesaadavad ja sellepärast võib-olla tunned ka tänaval rohkem, et siis sealt Crème de la Crème'ist saab siukseid erilisemaid, need on ka muidugi kallimad,
ja noh, seal selles suhtes tõesti on päris keeruline, et kuna seal on nii palju väga huvitavaid parfüüme, mis on väga võõrad ka, et siis seal tasub võib-olla tõesti nagu ka klienditeenindajalt küsida soovitust, et ütled, mida sa otsid. Et kas meil teevad rohkem, ma ei tea, lillelõhnad, vanillilõhnad, mis iganes, on ju, et siis ta juba oskab kuskile poole sind suunata ja siis saad lihtsalt erinevaid nuusutada ja leida selle õige. Hei Kaisa, ma kuulasin mingisugust episoodi, kus sa kutsusid inimesi siis jagama oma mõtteid sisuloojatega seoses ja minul tekkis selline siis mõte või küsimus sinule kui sisuloojale, et mis sinu meelest on, kuna sisuloojad on nagu tänapäeval hästi palju, sa põhimõtteliselt võid igast mõttest leida endale mõttekaaslase sotsiaalmeediast, väga erineva stiiliga sisuloojaid, või ükskõik, mida su hing ihkab, sa tegelikult võid leida. Seda kas või Eestis, et Eestis on ju ka väga erinevaid sisuloojaid. Et nagu, ühesõnaga, mis sinu meelest nagu on sisulooja selline X-faktor või miski, mis eristaks seda teistest, sest et sellist nagu väga sarnast sisu toodavad väga-väga paljud nii maailmas kui ka Eestis, et näiteks inimene, kes tahaks hakata tegelema sisu loomisega, et millest ta siis võiks alustada, et kuidas nagu silma paista või kuidas olla siis huvitav või leida endale neid mõttekaaslasi. Sest et ma nagu ise vahepeal tunnen, et nagu kõik ongi nagu olemas, et kas meil on vaja veel juurde mingit inimest, kes nagu teeb täpselt seesama asja, lihtsalt see inimene nagu teine. Või noh, ma ei tea, eks mitmekesisus ikka rikastab ja see on selles mõttes tore, aga jah, ühesõnaga, mis nagu sinu mõtted oleks selles osas, et kui inimene, kes nagu tunneb, et ta tahaks sellega tegeleda, et mida sina nagu soovitaksid, et kust alustada, kuidas siis läheneda sellele tööle üldse ja millist sisu nagu toota, mis tunduks ka põnev, sest et kui sa nagu alustad, siis alguses on võib-olla väga keeruline leida endale jälgijaskonda, et see peab ikkagi olema piisavalt intrigeeriv kuidagi postitus. Et ma ise olen nagu mõelnud ka selles osas, et noh, ma ise nagu ei taha sellega tegeleda, aga ma olen Instagramis näinud ühte oma kunagist tuttavat, kes siis väga nagu töötab selle nimel, et olla siis edukas sisulooja ja on nagu selles algusetapis ja nagu huvitav on kõrvalt vaadata seda teekonda. Aga näiteks tema puhul ka ma olen nagu näinud, et minul on selles mõttes nagu huvitav vaadata seda, kuna ma kunagi sellest ajast nagu tunnen teda, aga kui ta oleks nagu võõras inimene, siis ma ei tea, et miks nagu mind peaks väga huvitama, mida ta teeb. Et ma mõtlen just selles mõttes, et kui inimesel on nagu mingisugune konkreetne anne, mingi asi, millest ta on nagu väga hea, et jagab seda, et ma ei tea, ongi mingisugune, kas või kodusistustus, mingisugune kunst, mingi hobi, sport, kokkamine, mis iganes, et sa oled milleski nagu väga hea ja sa näitad seda. Ja siis selle kaudu nagu kuidagi inimesed leiavad sind üles, see minu meelest nagu väga lahe, et sa saad temalt midagi õppida. Aga kui inimene jagab, täiesti nagu võõras inimene, ei ole nagu millegi poolest tuntud, on ju, jagab lihtsalt oma igapäevaelu, siis ma ei tea nagu, et miks see mind peaks otseselt kõnetama, sest et nagu seda ma näen igal pool. Sellele on nagu selles suhtes raske vastata, et ma ju ei tea iseendagi puhul, miks inimesed viitsivad mind vaadata. Et nagu ma ennem seletasin, siis jah, see minu teekond sai alguse mingist minu enda oskusest ja soovist seda jagada, aga tänasel päeval ju tegelikult ma väga palju mingit meigisisu isegi ei tee ja mind suunabki kõige rohkem see, mis mind ennast elevile ajab, mis on nagu, sellepärast ma ütlen, et mul on mu unistuste töö. Et nagu, mis kuradi muinasjutus ma üldse elan, et ma saangi oma tööna teha seda, mis mulle meeldib ja ma saangi öelda, et see suunab mind. Noh, näiteks ma avastasin on ju mingi, ma ei tea, paar aastat tagasi need parfüümid enda jaoks. Ja nüüd ma teen mingid parfüümi arvustusvideosid, noh, millest päris paljud enamus ei ole küll isegi tasustatud, aga noh, ma loen ikkagi ka, ma ei tea, sellist ilma tasuta sisuloomet ikkagi enda tööks, et ega minu töö ei ole ainult mingid reklaamvideosid on ju teha, ehk siis see on ikkagi laias laastus minu töö. Ja ma saan rääkida lihtsalt asjadest, mis mulle meeldivad. Ma ei tea, mulle meeldib stiliseerimine, ma saan teha mingeid selliseid videosid või oma outfit'i pilte panna ja saan nimetada seda osaks oma tööst. Et ega ma nagu, sellepärast ma alles hiljuti, natuke aega tagasi
küsisin Instagramis ka nagu, et miks te mind jälgite. Noh, et ise paremini aru saada, et võib-olla mida rohkem näidata, mida inimesed minult ootavad. Panin seal erinevad variandid, ilusisu, toit, stilistika ja siis viimane variant, lihtsalt tore oled. Ja no arvake ära, mis sai kõige rohkem hääli. Lihtsalt tore oled. Mis on hästi armas ja väga südantsoojendav. Teisalt ma ei saanudki sealt nagu mingit selget vastust selles osas, et noh, et mida siis rohkem oodatakse, et kõik need teised kategooriad said väga võrdselt hääli. Ehk siis ma võtsingi sealt selle, et ma lihtsalt teen edasi seda, mis ma teen, et noh, ma sain päris mitmeid kirju ka, kus lihtsalt inimesed ütlesidki, et mulle meeldib kõik, mis sa teed. Kõik kokkamine, kõik iluteemad, kõik vlogid, podcast, kõik meeldib. Et ja see on, ma ei tea, ma tunnen, et mingil määral see peab olema lihtsalt nagu õnn, et ma olen jõudnud nende inimesteni, kellega ma siis resoneerun nii hästi, et neile sobib lihtsalt ükskõik see, mis ma teen. Aga muidu, nagu ma ennem ütlesin, siis noh, kõige parem alustada on tõesti sellest, et sul on mingisugune nagu missioon või mingisugune oskus, mida sa tahad jagada või anne või mingi teema, millest sa oled ekspert. Et see on, ütleme, kõige tugevam alguspunkt, ma arvan. Teine, sul peab olema kindlasti ka sellist sihikindlust ja järjepidevust. See on nagu üks kõige olulisemaid asju tegelikult veel, et sa ei anna alla, kui sul kuu ajaga ei ole mingit erilist kasvu olnud või 2 kuuga või isegi poole aastaga. Et väga palju kindlasti on neid, kes annavad alla liiga vara, et sealt oleks võinud veel midagi tulla, aga kuna lihtsalt võtab aega, siis inimesel ennem nagu see motivatsioon langeb. Aga see ei pea olema ka mingisugune anne või oskus, mida jagada, ma arvan. Et see võib ka ju olla lihtsalt mingisugune samastumise punkt. Noh, ma tean, et paljud väikelastega emad näiteks jagavad oma nagu lastega seotud toimetusi või mingisuguseid ajaveetmisviise lastega, mängusid, mis nad neile, ma ei tea, kas kuskile kaasa võtavad või mida nad kodus teevad või et kogu selline nagu perekeskne sisu näiteks. Noh, see on siis üks võib-olla inspiratsiooni mõttega näiteks. Aga miks mitte jagadagi teekonda, kuidas sa ise milleski alles heaks saad. Näiteks ma arvan, see võiks olla selline nagu põnev asi, nagu mul endal see kokkamine. See küll ei ole kunagi nagu niimoodi fookuses mul olnud, et see lihtsalt oli kuskil taustal nagu, et mingi hetk mingid koogid ja asjad üldse ei tulnud välja ja tänasel päeval ikka tulevad välja, et see kuidagi on nagu niimoodi aja jooksul juhtunud. Aga ma arvan, et sellist asja ka fookusesse võtta võiks olla väga fun, et mingi, ma ei tea, keegi hakkabki nullist õppima, kuidas endale meiki teha ja nagu panebki sellest, ütleme, kas mingi TikTok'e või ükskõik, mis kujul see sisu siis on, paneb nagu järjepidevalt üles ja muudkui proovib paremaks saada. Et see võib olla põnev, aga ega ma ei tea tegelikult ka, et mis tänasel päeval toimib. Ma arvan, et igalühel on ruumi siin, et kas või see, sa rääkisid oma tuttavast, et ta lihtsalt jagab oma igapäevaelu. Ma arvan, et on ka temale seda vaatajaskonda, kuulajaskonda. Et lihtsalt peab üles leidma kuidagi need õiged inimesed, sellepärast et jah, ma arvan, et minuga sarnaseid sisuloojaid on ju ka nii palju. Ma ei tee nagu midagi nii super erilist, on ju. Teisigi on, kes jagavad mingeid retsepte, jagavad igapäevaelu, jagavad mingeid oste vahepeal, on ju, siukseid on meil ju küll ja veel. Aga, ja meil igalühel on nagu oma jälgijaskond, et lihtsalt me oleme mingite iseloomujoonte poolest ikka erinevad, mingite hoiakute poolest võib-olla erinevad ja sellepärast ma arvan, et igaüks leiabki enda selle, ma ei tea, sisulooja, kes talle just meeldib mingil põhjusel. Isegi kui ta teeb sama asja, mis keegi teine, siis üks meeldib ikka rohkem kui teine. Ehk siis ma arvan, kõigile on kuulajaskonda, vaatajaskonda ja ma arvan, et üks kõige olulisemaid asju, kui nagu videoformaadis sisu teha, on see, et tunda ennast vabalt kaamera ees. Sest et ma arvan, et seda on väga hästi näha, kui inimene tunneb ennast ebamugavalt ja see tõukab eemale. Et sa ei taha vaadata kedagi ennast ebamugavalt tundmas. Ehk siis
videoformaadi puhul võib-olla, mida ka nagu ma algajatele ütleksin, olekski see, et harjuta ennem, tee nagu kõigepealt, ma ei tea, kas või mitu kuud videosid iseenda jaoks selleks, et sa tunneksid mugavamalt ennast, kui sa hoiad kas kaamerat käes, telefoni käes, mis iganes ja lihtsalt räägid. Et ja alles siis, kui sa tunned, et see on su jaoks sihuke mõnus, normaalne, mugav, siis paned nagu avalikkusele välja neid videosid. Et ma arvan, see on ka sihuke hea nipp. Kuigi noh, miks mitte, ega kogu teekonda võib ka jagada, et kunagi kindlasti mina tundsin ennast ka ebamugavamalt kaamera ees ja noh, ikka panin välja selle sisu, nii et noh, ma ei tea, ega mina mingi guru ei ole, tegelikult ma ei tea midagi. Ma lihtsalt teen ju. Et ma tegelikult nagu, ma ei tea, ma mingi õpetaja ei ole. Hei Kaisa, sa palusid saata küsimusi seoses enda sisuloome tööga siis ja minul tekkis lausa mitu küsimust. Esiteks, kas sul on olnud mõni postitus, mille pärast sa oled hiljem piinlikkust tundnud või selle maha võtnud? Ja seoses sellega, kas koostööpostitusi tohib kustutada? Näiteks aasta tagasi oli koostöö, mulle enam see postitus ei meeldi. Kas ma võin selle nüüd ära kustutada? Või on seal mingid reeglid? Teine küsimus on see, kas sa oled kunagi mingid ideed kopeerinud otseselt kellegi teise pealt või tulnud, et sinu ideed kopeeritakse? Nagu näiteks Salajutud ju võtsid teie podcasti pealt selle kõrg-madal hetked, et kuidas sa näiteks sellesse suhtusid? Ja kolmandaks küsimuseks, võib-olla et olete sellest rääkinud oma taskusõbrannade podcastis, aga kas oleks mingi sihuke summa või mis oleks see summa, mille nimel sa oleksid nõus tegema koostööd ettevõttega, kes sulle üldse ei sümpatiseeri või sa isegi oled võib-olla vastu nende tegevusele, aga nad pakuvad nii head raha, et kas sa oleksid nõus ja mis see summa siis oleks? Siin olid nüüd kohe väga head küsimused koos. Võtame algusest siis. Et kas ma olen kunagi piinlikkust tundnud mingisuguse postituse pärast või koostööpostituse pärast? Mul ei tule ette küll, et ma ei ole käinud nagu midagi arhiveerimas või kustutamas. Et ma arvan, et ma olen nagu piisavalt kriitilise meelega niisama juba ja noh, olen kogu aeg olnud, et ma lihtsalt ei postita midagi sellist, mille üle ma ka hiljem mõtleks, et mis asi see oli. Et jah, mul ei tule küll mitte midagi meelde. Ja siis, et kas tohib koostööpostitusi kustutada, see nüüd oleneb täiesti lepingust. Et erinevatel koostöödel on erinevad lepingud ja mõndades on kirjas näiteks, et sa ei tohi 6 aja jooksul postitust kustutada, mõndades on, et sa ei tohi aasta jooksul postitust kustutada, aga tavaliselt on seal mingisugune ajaline määrang kirjas küll, et kui kaua see peab olema üleval, aga ma ei ole läinud vähemalt enda teada. Ma praegu mõtlen nagu, et äkki ma midagi ei mäleta, aga ma ei tea, et ma oleks ühtegi koostööpostitust üldse ära kustutanud. Et kuidagi ma nagu ei näe vajadust selleks. Siis, kas ma olen kunagi midagi kopeerinud kelleltki teiselt? Kindlasti. Ma arvan, nagu tänasel päeval on väga raske üldse millegi originaalsega välja tulla. Olgu see siis, ma ei tea, outfiti pilt või mingisugune sisuline nagu mõte, idee, et ma ju ise olen samamoodi sotsiaalmeedia tarbija, kogun kogu aeg nagu inspiratsiooni, kui ma lihtsalt ka mingi scrollin, ma ei tea, TikTokis, Instagramis, Instagramis ma küll scrollingi ja ainult reaalselt nagu inspiratsiooni leidmiseks, sest seal millegipärast see algoritm arvab, et mind huvitab ainult mingisugune esteetiline ilu ja moe sisu, vahepeal natuke reisimist ka, aga muud Instagram mulle lihtsalt ei näitagi, nagu mul ei tule mitte ühtegi looma või naljavideot näiteks Instagramis. TikTok on mul see siis, mis on nagu minu jaoks siuke meelelahutus. Ehk siis jah, Instagramist ma käingi ainult nagu inspiratsiooni ammutamas, kui ma reelse scrollin. Ja olen absoluutselt teinud nagu mingisuguseid, mul oli talvel näiteks mingi pildi postitus, mida ma nägin kuskil sotsiaalmeedias ja tahtsin järgi teha, et see telefon oli lume sees ja siis seal juures olid need huulatooted, mis ma olin kasutanud ja seal telefonis oli siis nagu see pilt minust selfie.
ma kirjeldasin seda praegu väga halvasti. Igatahes, et see oli näiteks full idee, mille ma kelleltki teiselt võtsin ja ma isegi ei mäleta kellelt. Et ja see on paratamatus, et inimesed võtavad minult ka ideid ja noh, näiteks sihuke kontseptuaalne idee nagu mingi kõrg ja madal hetked. No ma tegelikult selles osas ei tundnud ja ei tunne tänase päevani nagu midagi, sellepärast et see on lihtsalt asi. Nagu see on nagu kontseptsioon, see ei kuulu mitte kellelegi, et rääkida mingi positiivsetest ja negatiivsetest asjadest. Et see on nagu nii suur asi, mida sa ei saa nagu siduda kellegi külge, et mingi see oli tema oma. Seda ei tohi kasutada. Et selles osas ma olen üldse suht laadna ja mind väga ei koti. Üldse, kui keegi nagu tõesti kasutabki mingisugust minu pilti või ideed inspiratsioonina, ma pigem võtan seda nagu sellest küljest, et näe, ma olen teinud midagi nii ägedat, et keegi tahab järgi teha, et see on ju armas ja tore. Et ma nagu ei viitsi oma energiat väga raisata sellele, et nagu mingi pahane olla või nagu miks ma peaks üldse. Et mind nagu nii palju ei koti. Ja siis, et mis oleks see summa, mille eest ma oleks nõus tegema mingid koostööd, mis minuga tegelikult üldse kokku ei lähe. Teate, selle teema üle ma olen isegi oma sisuloojatest sõbrannadega vestelnud, arutlenud, et ma olen selle käigus aru saanud, et mul on väga suur hirm teha mingisuguseid koostöösid, mille puhul on näha, et see ei lähe minuga kokku. Et ma lihtsalt, see hirm kaotada usaldus ja inimeste austus on niivõrd suur, et ma ei julgeks juba selle tõttu koostööd vastu võtta, rääkimata sellest, et mul on nagu päris tugevad moraalid ja mingid nagu sellised väärtused, millest ei saa mingi rahasummaga ka üle sõita. Aga jah, sinna tugevalt käib ka juurde nagu see hirm, et inimesed näevad must läbi ja nad näevad, et ma olen lihtsalt rahasumma pärast selle vastu võtnud ja siis nad ei usalda enam ühtegi sõna, mis mu suust välja tuleb, sellepärast et näe, mind saab rahaga ära osta. Et selle tõttu te ei ole kunagi näinud ja ei hakka nägema kasiinokoostöösid minu lehel, et see on minu jaoks nagu, ma ütlen ausalt, et ma olen vaadanud nagu ka teiste peale viltu, kui nad teevad neid koostöösid, sest et see on minu jaoks nagu nii selgelt läbinähtav, et noh, näe, sulle pakuti hea rahasumma ja tõesti nad maksavad väga hästi. No väga hästi maksavad kasiinod. Et aga ma olen vaadanud niimoodi, et ahah, näe, sind saab ära osta. Ma olen natukene leebunud selles osas nagu just teiste inimeste mõttes, et ma saan aru, et tõesti need kasiinod pakuvad nagu sellist rahasummat, et see võib, võib-olla see on nagu liiga grandioosne öelda, et see võib su elu muuta, võib-olla mitte päris nüüd niimoodi, aga see võib su olukorda väga suurel määral parandada. Et eriti kui sul on nagu, ma ei tea, kas rahaliselt raskem või sul on mingisugune suur eesmärk, et siis need summad on sellised, et noh, tead, et ma ei imesta, et inimesed on valmis neid vastu võtma, isegi kui nad ise mitte kunagi pole kasiinos käinud või mingisuguseid hasartmänge üldse ei mängi. Et noh, ma olen natuke leebunud selles osas, aga ma ise ei võtaks mitte kunagi vastu, sest ma nagu kuidagi, see tundub siuke räpane raha mulle. Aga ma mõtlen, et kas midagi muud, ma ütlen, et see kasiino jääks kohe kindlasti välja, aga et kas midagi muud oleks, kus mulle saaks maksta mingi suure rahasumma ja ma võtaks selle vastu. Ma ei tea, no siiamaani näiteks ma olen ka ära öelnud mingitele tampooni ja sideme koostöödele ja nagu need on täiesti normaalsed asjad, on ju. Ma nagu olen täiesti nõus, et me peaksime vabalt rääkima päevadest, tampoonidest, sidemetest, aga minu jaoks nagu see, et ma ise tegelikult ostan poest suht suvaliselt. Mingi eelistus mul on, aga ma ostan suht suvaliselt neid tooteid. Ja see, et ma nagu Instagramis nagu raha eest näitan mingit kindlat tampooni, ma ei tea. Aga võt see, kuna see ei ole nagu mingi moraalselt vale, siis võt võib-olla äkki kui kunagi, kui palju mulle peaks maksma, et ma tampooni reklaamiks. Nagu, kui ma pean ju nagu jääma ikkagi reaalsuse piiresse, et selles suhtes,
äkki kui 10 000 maksta mulle, siis ma teeks. Aga muidu, ütleme, kui see ikkagi täiesti minu mingi väärtustega vastuollu läheb, ma tahaks öelda, et ma ei teeks, või siis see summa peab olema selline, ma ei pea enam kunagi ma ei pea enam tööd tegema ega ka sisuloometööd, sest et kui ma teen midagi nii moraalselt vale, siis ma tahaks ära kaduda. Ma ei taha ju rohkem oma nägu näidata siis. Et noh, siis see peaks ikkagi miljonites olema ja noh, see on juba täiesti ebarealistlik, on ju. Et jah, minu nagu suurim asi nende koostööde valimise puhul on see, et see peab minema minuga kokku, et mu jälgijad ei oleks järsku nagu mingi nagu mis asja ta teeb, miks ta mulle seda asja näitab nagu. Ehk siis see ei saa olla midagi, mis läheb minuga täiesti vastuollu. Et eks selles suhtes see on nagu suuresti selline isekas vaatenurk, et ma tahan ju oma seda tööd edasi teha. Ma tahan, et inimesed ikka ju usaldaksid mind, kuulaksid, mis mul öelda on millegi kohta. Ma ei taha, et inimesed unfollow paneks mulle. Ehk siis nendel põhjustel ma ei vali mingisuguseid kahtlaseid koostöösid. Hei Kaisa, tahaks rääkida võib-olla sellisel teemal nagu influencerite ausus või siirus või läbipaistvus. Et küsikski kohe võib-olla konkreetselt sinult, et seda podcast'i siin tehes sa jagad hästi palju nõu ja vastad küsimustele ja avaldad arvamust teemadele, on ju. Ja tihtipeale võib tunduda, et need teemad või need vastused on justkui kuskilt psühholoogia või eneseabi õpikust võetud, on ju, et noh, nagu nii õiged, on ju. Ja siis tekib küsimus, et kui palju sina ise käitud nii, nagu nii-öelda sa siin jagad teistele, et noh, omast kogemusest, et me ei suuda alati nagu käituda õigesti, et ikkagi me käitume emotsiooni ajendil, et hiljem tagantjärgi võib-olla analüüsides me saame aru, et okei, ma oleks pidanud reageerima nii või käituma niimoodi. Et kui palju jah, sinul endal on seda, et sa nagu mõtled või käitud nii, nagu sa siin teistele soovitad. Et ja see teema võib-olla, et kuidas sa nagu tunned, et kas sa jagad siin ka oma kogemusi, et mingites olukordades, kus sa võib-olla samastud või oled midagi sarnast läbi elanud, et jagada ka seda, et kui sa ei ole võib-olla käitunud just õigesti, on ju, et või mingi asi sind on ajanud närvi või sa oledki käitunud kuidagi emotsionaalselt, on ju, aga et siis nii-öelda seda ka jagada. Ja noh, ongi see, et võib-olla juurde, et okei, ma käitusin niimoodi, on ju, aga tegelikult noh, õige oleks selles olukorras teha niimoodi. Et võib-olla jah, nagu sellist rohkem oma kogemust ja ma saan sellest ka aru, et kõiki kogemusi ei taha jagada ja kõike me ei olegi nagu läbi ise kogenud, et saaks rääkida nii-öelda oma olukordade põhjal. Et see on nagu okei. Ja võib-olla küsikski seda, et kui palju sina oled nagu kohanud neid influencereid või näinud neid inimesi, et kes mingi mulje jätavad näiteks sotsiaalmeedias või räägivad mingitel teemadel või avaldavad oma mõtteid, aga sa näiteks tead teda isiklikult või sa oled näinud teda mingites olukordades ja need nagu omavahel ei ole kuidagi kooskõlas, et ühesõnaga, kas selliseid inimesi on palju meie sotsiaalmeediamaastikul nii-öelda, keda sina tead, aga muidu soovin sulle hästi palju edu. Issand, ma ei tea, nagu olin kuidagi natukene üllatunud sellest häälsõnumist, et ma ei ürita üldse etendada mingisugust psühholoogi siin. Ma nagu selles suhtes, et ma ei tea, ma ei ole üldse nagu mõelnud selle peale, et minu vastused kõlavad nagu mingist eneseabiraamatust. Et see ei ole küll nagu minu eesmärk nagu mingisugune olla nagu mingisugune mingi õpetaja. Et ma ütlen tõesti nii nagu, mis mulle tundub, võib-olla kust see tuleb, on see, et ma käin ise teraapias ja olen mingisuguseid asju nagu läbi töötanud ja näen võib-olla tõesti teise pilguga kui inimene, kes pole kunagi käinud või pole ka ühtegi eneseabiraamatut võib-olla lugenud, et siis võib-olla see tundub niimoodi, sest et ma nagu tõesti ei ürita nagu olla keegi, kes ma ei ole või vastata kuidagi mingil kindlal viisil, ma vastan nii nagu tuleb. Ja selles suhtes ma iseenda elus
kindlasti ka ikka teen nagu mingeid vigu või ei käitu alati nagu mingi õigesti, aga kindlasti väga paljude olukordadega ma ei oska samastuda, mis meil siit on läbi käinud, et siis ma lihtsalt ütlengi, kuulan ära, kuulan nii nagu a la, kui mu sõbranna mulle räägiks ja ütlen oma elukogemuse pealt, mis ma ei ole nagu võib-olla sedasama asja on ju läbi elanud, aga ma ütlen kõige selle pealt, mida mina oma elus üldse olen kogenud, selle, mis minul nagu pähe tuleb, ütlen välja lihtsalt on ju. Ja nagu selles suhtes nagu objektiivselt, et ma olen kõrvalt vaataja ja ma tean ainult nii palju, kui sa mulle ütled ja ma ütlen selle peale, mis mul nagu mõttesse tuli on ju. Et aga ma ei tea jah, mind ikka ajavad mingid asjad närvi ja nii, et ma nagu ei ole üritanud üldse nagu teadlikult mingisugust muljet jätta, et ma olen mingi nagu ideaalne inimene, kes kunagi mingeid vigu ei tee ja nii palju, kui ma oskan samastuda ja mingist oma kogemusest rääkida, siis ma ikka nagu üritan seda alati teha. Et noh, minu suurim nagu katsekivi siin viimased aastad on olnud see people pleasing, millest ma olen ka rääkinud. Et selles ma olen kindlasti väga palju arenenud, et kunagi lasin kindlasti endast rohkem üle sõita. Noh, see on lihtsalt mingi näide on ju. Et ja seda ma olen nagu ka siin jaganud. Aga ma ei teagi nagu, et selles suhtes I'm doing my best. Ja ma ei tea, ma nagu jah, kuidagi enda arust olengi nii, nagu ma olen ja vastan nii, nagu ma vastaks ja ma nagu kuidagi rohkem siiralt või rohkem ausalt ei oskaks ja noh, mingid asjad on lihtsalt mu enda elust, mida ma tõesti siin ei jaga ja üldse kuskil ei jaga. Ja mingid asjad on sellised, mida ma võib-olla praeguses hetkes ei jaga, sest need on võib-olla liiga värsked või praegu ma veel ei oska, aga ma ei ütle, et ma tulevikus ei jaga, et kindlasti ma nagu kogu aeg oma elukogemusega kogun juurde mingid pagasid, mille põhjalt ma saan kunagi kellelegi teisele nõu anda või mida ma saan kunagi võib-olla ka jagada. Eks ma siis saan ise otsustada, kuidas, aga jah, mingid teemad võib-olla on nagu liiga värsked, et siis ma ei hakka nagu plähmides midagi jah, nagu lihtsalt jagamise pärast jagama. Et jah. Aga kas ma olen kohanud mingid sisuloojad, kes on nagu päriselus teistmoodi kui sotsiaalmeedias? Mul ei tule ette küll. Et ja noh, kui ma käin ka mingitel üritustel, eks mul on ikka tekkinud ka mingi oma ring sisuloojatest, kellega ma tunnen ennast mugavalt ja hästi ja kellega ma siis räägin. Et ega ma arvan, päris paljudega polegi kunagi ühtegi sõna vahetanud, ehk siis ma nagu nende kohta ei tea, aga need, kellega mina üritustel suhtlen ja kokku puutun, siis nemad on kõik sellised, nagu nad on ka sotsiaalmeedias, et täitsa jah, samasugused. Et mingisugust vahet ei ole näinud. Tere, Kaisa! Seoses selle Influka episoodiga minul tekkis sihuke küsimus. Et nagu ma olen aru saanud, siis sa olid sellest teekonnast juba huvitatud päris varakult ja ilmselgelt mina kui mitte influkas, mul tekivad mingisugused ettekujutused, missugune mu elu on, kui ma oleks influencer. A la koostööd, igapäevaelu, lepingud, kõik see juriidiline osa. Et mis olid su nii-öelda siis ootused ja milline oli reaalsus? Kas sa kujutasid seda ette näiteks luksuslikumalt või osutus see palju raskemaks või hoopis palju lihtsamaks? Et kuna see on, nagu ma olen aru saanud, sinu unistuste töö, siis see on ju teatud mõttes edulugu või noh, kindlasti on edulugu, et kuidas sa sellega rahul oled ja kas sa arvad, et Eestis influencerina on pigem keeruline? Tead, sellele on nagu raske vastata selles suhtes, et see minu jaoks ikkagi juhtus nii nagu rahulikult ja üle aja. Et see ei olnud selline, et ma nagu oleksin täiesti nullist töölt ära tulnud ja lihtsalt hakanud hustlima ja siis nagu näinud alles, mis see reaalsus on. Et see, ma nagu kuidagi olin selle sees alates sellest, kui ma töötasin siis Nix Cosmeticsis ilukonsultandina, et seal ma hakkasin nagu seda meigi sisu üles panema oma tavatöö kõrvalt ja kui ma ka siis edaspidi töökohti vahetasin, siis see sisuloome jäigi lihtsalt nagu siuke, ta oli hobi, mis tõi ka natuke lisasissetulekut mingist hetkest, mitte kohe, sinnani läks
omajagu aega, et üldse keegi tahaks mingeid kingipakke saata ja siis alles palju hiljem tulid mängu need tasulised koostööd, et see oli väga pikalt ju mul nagu tavatöö kõrvalt, ehk siis ma arvan, et ma sain väga hea pildi sellest, mis see endast kujutab, olles samal ajal palgatööl. Ja ma arvan, see ongi kõige parem viis ka seda tööd alustada või sellega üldse tegelema hakata, et sul oleks ikka nagu, et sa saaksidki päriselt aru, mis see endast kujutab ja et sul oleks kindlustunne oma tavatööga ja see oleks pigem alguses selline lisatore asi. Ja kui sa üks hetk tunned, et see nõuab sult niivõrd palju aega ja toob ka piisavalt sisse, et kui sa jätaksid oma tavatöö ära, siis sa saaksid sellele veel rohkem aega pühendada ja siis ka võib-olla seda sissetulekut veelgi rohkem suurendada, et siis alles on nagu mõttekas see tavatöö kõrvale jätta ja niimoodi minul ka läks. Et ma olin seda juba ikkagi mitu aastat teinud tavatöö kõrvalt ja siis tundus, et nagu ega kindlust seal ei olnud, et kas ma saan ilma tavatööta hakkama. Ja noh, nüüd üle 3 aasta hiljem, 3,5 aastat vist ongi juba, et sain hakkama ja on endiselt unistuste töö, olen endiselt väga rahul. Ja ma arvan jah, et see hetk, kui ma juba otsustasin tavatöölt ära tulla, oli mul päris hea ettekujutelm sellest, milline see töö on. Ehk siis seal ei olnud seda nagu, et ootus versus reaalsus momenti väga. Noh, nüüd lihtsalt see on nagu nende aastatega ikkagi muutunud niivõrd tavaliseks, et ma taban ennast nagu mingitel momentidel virisemas mingite asjade üle, mis kunagi, nagu kui ma oleks minevikus saanud teada, et sa üks hetk nagu virised selle asja üle, siis ma oleks olnud nagu mingi, mis asja, segi peast oled või, oled tänulik nagu. Aga õnneks ma ka praegu ikkagi taban ennast nendel momentidel ja juba siis ütlengi endale, et kuule, sul on väga hästi, nii et ära virise. Noh, vahel virisen ka natuke, seda on ka vaja ja iga töö juures on omad plussid, miinused, et nii ka sellel tööl on absoluutselt ikka miinuspooled ka ja vahel on vaja natukene vinguda kah, aga üldiselt jah, ma olen väga rahul ja ei olnud nagu mingit sellist reaalsuse momenti, kus ma nagu, oh my god, miks ma üldse nagu, või noh, ja üldse, mul on ju iga hetk võimalus tagasi minna tavatööle, kui ma tahan. Või noh, et mida iganes muud ma tahan teha, ma ju saan, et ega keegi ei ole mind nagu lukustanud sellesse praegusesse ametisse. See ei ole küll otseselt võib-olla küsimus, aga ma arvan, et see sobiks sotsiaalmeedia episoodi. Et mis sa arvad, kui pikaks influenceritel või siis suunamõõtjatel, kuidas iganes neid nimetada, kui kauaks tegelikult seda tööd nii-öelda jätkub, et kas sa seda ei karda, et tehisintellekt võtab lõpuks ka sinu töö näiteks üle, et ongi mingisugune AI robot, kes oskab mingisuguseid sponsorvideoid teha, et inimest ei olegi justkui enam vaja. Mis sa arvad sellest? Sellele ma olen kindlasti mõelnud, et kui kauaks seda tööd jätkub ja üldse võib-olla kui kaua inimesed mind tahavad jälgida või millal nad ära väsivad minust või et kas keegi tahab ka, noh, ma ei tea, see on lihtsalt nagu mitte, ma isegi ei tea ju, kas ma nii kaua tahaksin ise seda tööd teha, aga ütleme, et kui ma olen 40, kas keegi üldse vaataks, on ju. Et sellele ma olen küll mõelnud ja see on kindlasti selline üsnagi ebastabiilne töö ja sellest ma olen väga teadlik, aga seda ma küll ei ole mõelnud, et AI võtab minu töö üle. Et seda ma ei karda, sest tegelikult ju juba meil on nagu AI influencerid, on ju, aga kui see on, tähendab jah, kui see on nagu teada, et see on AI, siis inimesed ei usalda ju seda, et siis see on ju lihtsalt nagu kinni makstud. Ettevõte saab ju maksta siis, et see AI influencer ütleks ükskõik mida. Ehk siis see ju kaotab üldse selle mõtte, et miks mingi influencer peaks seda siis ütlema, siis võtta nagu billboard või mingi telereklaam, on ju. Et influencer või siis sisulooja mõte ongi ju see, et läbi teise inimese perspektiivi midagi, läbi tema kogemuse. Et see on kogu mõte ja kui see kaob sealt ära, see inimlik kogemus, siis mis see mõte üldse on?
siis ju sellel ei olegi, et inimesed tegelikult ju otsivadki kedagi, kellega samastuda, kedagi, kelle lugu on sarnane, kedagi, kellel on samad mured või ma ei tea, samasugune nahatekstuur või samad juukseprobleemid näiteks nagu temal. Ja siis, et ma ei tea, kas siis oskab mingit toodet soovitada või lihtsalt jagadagi seda sama mure. Et see on ju kõik nagu selline inimlik teema, et seda nagu ei saa minu arust mingi AI üle võtta. Kui siis jah see, et kui see on nii hästi tehtud ja imiteerib selliselt nagu inimest, et need jälgijad ei ole teadlikud sellest üldse, et see on AI. No jah, võib-olla, aga ausalt öeldes ma ei muretse selle pärast. Okei, aga nüüd mulle tundub küll, et kui mul midagi just kahe silma vahele jäänud, siis me saime kõik sisuloome küsimused vastatud. Issand jumal, mulle juba lõugu valutab sellest rääkimisest. Ja ma tegelikult oleks tahtnud väga anda sellele voice'ile kingituse, mis üldse selle idee minu jaoks nagu algatas. Aga siin ei ole juures telefoninumbrit, nii et ei saa anda. Aga ma annaksin siis Kasti Heavenlit sellele voice'ile, kus oli kohe 3 head küsimust koos. Väga armas mõte oli see idee mulle, et ma võiksin parfüüme soovitada teenusena inimestele. Et kuigi see mõte teoks ei saa, siis ma ikkagi annaksin sulle siis selle endapoolse kingituse, mis ma siin kokku panin. Ja mõnnakas läheb siis sellele häälsõnumi saatjale, kes küsitles minu antavaid vastuseid siin podcastis. Et kas ma ka ise selle nõuande järgi elan. Kas ma üldse nagu vastasin sellele ka, et kas ma ise nende nõuannete järgi elan? No vist otseselt mitte, aga nagu need on minu mõtted, minu peast. Mitte, et ma igas olukorras käituks nii, aga ma ikka ju anname seda nagu kõige paremat nõu, mis me oskame anda, on ju, oma sõbrannale ka. Alati sa annad nagu südamest tulevat nõu, isegi kui sa võib-olla alati ise selle järgi ei käitu, et jah, 100% ajast kindlasti mitte. Aga üldiselt jah, need on minu mõtted, mille järgi ma ka elan. Ehk siis mõnnakas läheb sulle. Ja vau. Loodan, et sulle meeldis see pikk episood ja kuuleme näeme juba järgmises episoodis. Tšau!